Tervist! Aitäh, Allan, väga toreda sissejuhatuse eest. Väga tore on jälle olla siin ka teie ees, ka varasemalt sellistel üritustel osalenud. Mina olen siis Kristo Vaher, ma olen siis digiriigi tehnoloogiate juht. Ja kui paljud teist juba mind teavad, siis osadele jaoks olen ma võib-olla veel uus inimene, et mida ma teen, ma vastutan meie digiriigi tehnoloogia suuna ja strateegia eest. Lisaks selle kõrval ma vean ka meie digiriigi haldusalade vahelist, haldusalade ülest inseneride kogukonda ehk siis arhitektuuri nõukogu ja sellega seotud erinevaid väikseid töörühmasid. Ja ma räägiksin teile siis teemast, et teen ise või ostan teistelt. Et nagu siin Allan ütles, et juba sillistas mind kurja juurena, või siis ka millegi positiivsemana, aga võtame selle kurja juure poole, et tõesti, et hästi paljud mõtted selles suunas, kuidas me digiriigi strateegiat nüüd hakkame ehitama, mille suunas me liigume ja tegelikult oleme juba liikunud, pärineb teatud kogemuspagasilt ja pärineb siis nendelt erinevatelt kohtumistelt ja aruteludelt, mitte siis ainult minu enda peas, vaid tegelikult laiemalt haldusalade vaheliselt, sealhulgas ka erasektoriga. Et kuidas me sinna kohta siis jõudsime. Ma räägiksin natukene sellest taustast teile. Aga ma alustan, nagu ka Allan mainis, ma igatsen nagu seda. Ma igatsen seda, et on saali täis inimesi. Meil on täna siin trobikond rõõmsaid nägusid, et seda on nagu hea näha, aga nad on siin korraldusmeeskonnast ja esinejad, et ma tegelikult igatsen teid. Et ma olen hästi esinemise kontekstis, ma olen hästi selline inimene, kes reageerib sellele, kuidas publik suhestub minuga, vastab küsimustele, tõstab kätt. Et seda meil täna on natukene raskem teha, et meil on olemas eraldi Zoomi chat küsimusteks, et sealt võib midagi küsida, kui jooksvalt tuleb. Aga ma päriselt ka igatsen seda vahetut kommunikatsiooni teiega. Ja kui aasta tagasi oli see selline mõnus uus, et nüüd me teeme virtuaalseid konverentsid, vaadake, mida kõik tehnoloogia võimaldab, ise tehnoloogia juhina väga uhke, et sellised asjad juhtuvad. Siis nüüd aasta hiljem, olles näinud neid üritusi hästi palju, siis selline kaameraga suhtlemine on tore, aga ainult ajutiselt tore, sest me teeme ju seda siin kõik iga päev oma enda kodu nende veebikaameratega. Et võib-olla see pinge sellest või huvi kaob ära. Aga et jah, igatsen seda, loodame, et siis järgmisel aastal saame olla tegelikult ka kohvinurgas koos, nagu Allan ka ütles. Et ma ise nägin täna ka Allanit esimest korda üle poole aasta. Et sellised asjad mõnikord aeg-ajalt juhtuvad. Aga ma käsitleks siis esimese asjana seda teen ise poolt. Ja see, et ma seda lugu saaksin teile natuke rääkida, et ma pean toetuma oma enda varasematele kogemustele ja ma räägiksin siis tegelikult läbi selle, et mis on minu enda need veakohad olnud, et üks selliseid asju, mida nii arhitektuuri nõukogus tihti tagasisidena küsitud ja mida on ka küsitud sellistel samasugustel riigipilveüritustel tagasisidena, et tahaks kuulda rohkem lugusid õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ja ma siis räägin sellisest omapärasest ebaõnnestumisest isikliku kogemuse baasil. Ma töötasin üle 10 aasta tagasi sellise ettevõttes nagu Mikare ja Mikare pani ühel hetkel üles sellist uut toodet Mailbow. Sellel on väikene taust on olemas. Kui ma kunagi Mikaresse läksin, olin ma selline kesktaseme arendaja, ma olin õppinud enne seda Pythonit, nüüd õppisin PHP-d ja terve Mikare see tarkvara stack oli ehitatud PHP peale. Seal oli vanem arendaja üks ees, kes mõne aja pärast liikus minema. Aga põhimõtteliselt oli tegu ettevõttega, kes arendas veebilehti ja kes arendas igasuguseid turunduse ja ärijuhtimise infosüsteeme. Nendel oli päris pikk portfoolio erinevaid asju, millega nad tegutsesid ja üks nendest oli selline toode nagu CSC, mille isegi lühendi pikka selgitust me enam ei mäleta, aga mille eesmärk oli saata välja meile, turundus meile. Eks. Et kindlasti mingisugune hulk teist, kes ka siin täna kuulab, on saanud kirju kunagi tolleaegsest tarkvarast. Eesti turul oli olemas 2 sellist lahendust ja peamiselt ja täna nendest ühte enam ei ole ja sellest ma räägiksingi. Et see oli väga huvitav väljakutse mulle insenerina. Ma olin sellises kasvavas trendis, õppisin uusi tehnoloogiaid ja uusi asju ja ma olin ettevõttes, mis oli väga väike, mis tähendas seda, et igal inimesel on hästi suur roll, mida nad teevad, mille nad oma aega ja energiat kulutavad. Ja Mikare mõttes oli väga tore see, et ma sain areneda. Ma sain esiteks õppida tundma PHP-d palju rohkemalt, andmebaase palju rohkemat, meiliservereid. Ja üks minu põhifookuseid oli, kui ma tegelesin miljoni erineva asjaga selle ettevõttes, oligi see, et ma hakkasin tegelema selle sama meili saatmise tarkvaraga.
Ja see oli hästi-hästi põnev, sellepärast, et me olime tol hetkel mõtlemas välja uut strateegiat, kuidas Eesti turgu ära võtta. See toimus, kui see 2010 kanti ja 2009 kanti oli see, kus Eestis võeti vastu teatud nagu kas seadusemuudatused või regulatsiooni, mis ütlesid nagu seda, et inimesel ei tohi ilma tema nõusolekuta rohkem kui ühe korra kirju saata. See peaks kehtima tänasenigi, mis tähendas nagu siis seda, et sa võisid, kui sul oli olemas varasem kliendi pagas, sa võisid nendele saata ühe kirja välja ja siis nad ütlesid, et kas nad on nõus edasisi turundussõnumeid nagu saama või nagu mitte. Eks. Ja see oli tarkvara üks selline aluspõhimõte. Me pidime need esimesed kirjad saatma välja väga-väga efektiivselt ja väga-väga nagu hästi. Ja hakates seda siis uut tarkvara ehitama, oli minu jaoks see fantastiline, sellepärast, et ma mitte ainult ei saanud kirjutada fantastilist nagu infosüsteemi, ma sain kirjutada load balancer'e, ma sain kirjutada absoluutselt kõike, mis on sellega seotud JavaScriptist, HTML-ist kuni PHP ja andmebaasideni nagu välja. See oli hästi põnev minu jaoks ja ma arvan, et see on selline tunne, millega samastuvad hästi paljud insenerid, kes meil on täna siin ja kuulavad, et see arengufaas, kus sa saad kõike õppida ja kõike nagu teha, on väga inspireeriv ja väga nagu põnev. Aga sellel on üks hästi halb aga. Ta tihti ei pruugi olla äriliselt kõige mõistlikum. Mida see siis nagu tähendab? See tähendab seda, et minu jaoks oli väga lahe ehitada uusi asju. Eks? Mitte nagu võtta kasutusele midagi, mis on juba olemas ja mida ma nagu tean. Sellepärast, et arenduse jaoks, minu enda isikliku arenduse jaoks insenerina oli huvitavam asjad võtta nii tükkideks lahti, et ma panen selle ise täielikult nagu kokku. Et ma ei kasuta olemasolevaid asju. Ja see selles mõttes töötas väga hästi ka ettevõtte enda strateegiaga. Sest mida ma tahtsime hakata tegema uue versioonil oli praktiliselt nagu Hyperloop rong, mis on siis selline asi, mida Elon Musk tutvustas ka umbes samal ajal ja nad ütlesid, et nad teevad nagu fantastilise uue ideaalse rongi, mis töötab kõige perfektsemalt üldse läbi nagu aega, ta sõidab 1200 kilomeetrit tunnis, eks kõige efektiivsem asi üldse. Me mõtlesime samamoodi meie emaili turunduse tarkvara kohta. Et see on ideaalne asi ja nüüd me teeme kõik nagu perfektse süsteemi. Meil oli olemas hästi suur kliendipagas, palju kliente juba kasutasid tarkvara, paljud teist said juba kirju ja alustasime siis põhimõtteliselt, võtsime tükkideks lahti kogu tarkvara ja hakkasime nullist uuesti üles ehitama, et adresseerida legacy't, pärandvara, vahetada süsteeme, teha rohkem skaleeruvalt, eks. Et see oli selline väga lahe väljakutse ja insenerina jällegi, nagu ma ütlesin, väga-väga nagu arendav. Aga kas me vaatasime turul olevaid nagu lahendusi, millega nagu võiks tegelikult seda protsessi kiirendada ja kasutada? Kahjuks mitte. Me jõudsime ka sinnamaani, kui praegu ma räägin sellest, et me tegime ühte ärilist tarkvara, mis saadab välja e-maile, siis me jõudsime sinnamaani, et tegelikult me tegime e-mailide saatmise load balancer'i ka ise nullist, kasutamata mingisuguseid olemasolevaid lahendusi. Ja mitte ainult seda, vaid tegelikult mul õnnestus ka kirjutada põhimõtteliselt kodukootud bambuu. Me klientidele deploysime laive põhimõtteliselt custom ehitatud tarkvaraga, mitte kasutades turul olevaid nagu lahendusi. Eks? Mis jällegi minu jaoks on väga nagu arendav. Ma sain ju teada seda, kuidas mingid süsteemid töötavad, mis on mingisugused agad. Meil oli süsteemi administraator, kes on praktiliselt, tolle ajal sain ju kirjeldada teda kui nagu sysadminida nagu Chuck Norris, kes tegi absoluutselt kõike teadis, oskas igasugused asjadele nagu vastata, jooksis ringi. Eks ta oli selline inimene, kes kutsusid kohale siis, kui su serverid põlevad ja serverid kustusid samal ajal ja serverid läksid uuesti üles olukorras, kus nad olid täiesti läbi põlenud. Eks. Et see oli selline hästi-hästi omapärane inspireeriv samm, aga siis ma ei osanud vaadata seda nii-öelda nagu tegelikult ettevõtte juhtimise seisukohalt. Eks? Ja nii-öelda sellise turueelise võitmise nagu seisukohalt. Ma ei osanud mõelda nagu sellele, et tegelikult ma kulutan hästi palju aega sellele, mis ei ole minu kõige suurem tugevus. Ma ei kulutanud aega, enamus minu arenduse ajast ei läinud nagu sellele, et ma keskendusin selle, mida ma teadsin, et meie kliendid nagu tahavad ja milles me teame, et meil on eelis konkurentid ees. Meie suur konkurent oli SendSmiley Eesti turul, kes siis nüüd ette rutates tegelikult ostis ära kogu Mailbow kliendi pagasi mõned aastad tagasi. Sellepärast, et see toode lõpuks jäi nagu seisma. Eks. Aga me keskendusime liiga palju igasugustele muudele tehnilistele vidinatele ja mitte kedagi ei olnud seal, kes ütleks mulle seda, et ma liigun nagu selles kontekstis nagu vales suunas. Ja lõppkokkuvõttes, et rahastada seda arendust, siis juhtus kohe üks kõige nagu kolossaalsemaid rumalaid näiteid, oli nagu see, et me müüsime tulevikku. Me läksime klientide juurde ja ütlesime, et me teeme uut tarkvara, makske meile ja me anname need funktsionaalsused, mida teil on vaja. Põhimõtteliselt müües neile rätsept ülikonda, mida veel ei olnud olemas.
Ja nüüd on see koht, kus sa ühel hetkel avastad, et sa oled arendaja, kus müügiosakond on müünud meeletut fantastilist tulevikku kogu aeg ja iga nädal on sinu backlog pikem, kui oli nädal tagasi. Olukorras, kus sa tegid nädal otsa tööd. Iga viimane nädal. See ei olnud jätkusuutlik ja see ilmselgelt tähendas nagu seda, et see hea ressurss, mis meil oli, see vähene ressurss, mis meil oli arendusmeeskonnaga, see tegeles asjadega, mis tegelikult ei teeninud meie põhi nagu äri. Me pidime seda nagu ümber muutma. Aga mis sellest välja tuli, põhimõtteliselt oli selline asi. Et sellest ilusast Hyperloop rongist oli saanud väga suure feature bloatiga lahendus, kuhu pakiti absoluutselt kõike peale ja tegelikult see rong ei liikunud. Tegelikult ta ei pakkunud kõikidele klientidele seda kõige tähtsamat kvaliteetset ühisosa, mida me tegelikult olime eesmärgiks nagu seadnud. Ja lõpptulemus oligi nagu seda, et me vaatasime oma enda konkurenti ja SenseMile tegi väga lihtsalt. Tema ütles, et nemad teevad ainult seda asja. Pöörake oma enda ärimudel vastu seda asja, sest me teame, mida me nagu teeme, mitte vastupidi. Mitte, et meie arendame nüüd teie ärimudelile vastavalt. Teeme custom, teeme ainult enda moodi. Eks? Ja see on selline kogemus minu elus selle ise tegemise kohta, mis minu jaoks sisaldab sellist nagu natukene valulikkust, sellepärast ma tean neid valesid otsused, mis tol hetkel sai nagu tehtud. Ja kui ma tänase kogemuse pealt oleksin vastutav näiteks sellise arendusmeeskonna eest, siis ma teeksin väga-väga teistmoodi. Ja väga paljud nended asjad, mida me nagu teistmoodi nagu teeks, on need asjad, mida me üritame ka riigis teistmoodi nagu teha. Sest see rätsep ülikondade tegemine, teeme enda moodi, tegelikult omab juurt ühte hästi selges asjas. See juur asub kontrolli vajaduses, mida ma leian, et eksisteerib avalikus sektoris, mida eksisteerib erasektoris, on see kontrolli vajadus. Kui sa võtad mingisuguse teise komponendi kelleltki teiselt või teenuse kelleltki teiselt, siis sa tegelikult pead andma ära mingisuguse osa enda kontrolli. Aga sa tegelikult vajad kontrolli selle üle ja sa arvad, et niimoodi on parem, kui sul on see kontroll nagu olemas. Olukorras, kus see teise poolt võetud asi tegelikult võib olla ju parem ja efektiivsem. Mitte keegi meist ei ole ehitamas oma enda autot selleks, et sõita näiteks Tartusse või Pärnusse järgmisel nädalal, kui ilmad on nagu toredad. Eks? Me võtame ikkagi, kas rendime või kasutame autot, mille me oleme ostnud. Me ei hakka seda ise ehitama. Ja tarkvaraarenduses tihti eksisteerib see nagu tunne, aga me ehitame ise, me teame paremini, meie asutuse vajadused nagu on nii meie spetsiifilised, et küll me ehitame selle ise paremini üles. Ja me olemegi jõudnud sellega nii-öelda väiksesse nagu kitsas seisu. Nüüd aga siis rääkides veidi sellest, et mis see kitsasseis siis tegelikult meie jaoks tähendab. Ma panin sellise ühe illustratiivse slaidi, kus on trobikond numbreid peal. Kui meil oleks siin suur kuulajaskond, ma küsiks kätega, kas keegi arvab ära, mis slaidiga tehniliselt on nagu tegemist või mis numbreid see nagu näitab. Kuna kätemerd siin ruumis kindlasti ei ole, tegelikult oli, aga sellisin pool huumoriga, siis põhimõtteliselt, mida me siin näitame? Me näitame siin 12% nagu tõusu kahe numbri vahel, 7000 ja 8000 numbri vahel. Selle aasta algusseisus umbes meedias võisite nagu lugeda seda, et Eesti IKT tööjõupuudus on umbes 8000 inimest. See number on kasvanud 7000 pealt natuke rohkem kui ühe aastaga. Et natuke rohkem kui aasta tagasi räägiti numbrist 7000, nüüd räägitakse numbrist 8000, see on 12% kasvu. See punane osa insenere üle aasta tagasi ei arvatud, et meil on veel IKT sektorisse vaja. Aga nüüd on see number kasvanud. See on meil puudujääk, eks. Ja selle puudujäägi üle konkureerivad tegelikult nii avalik sektor, erasektor kui ka rahvusvahelised ettevõtted, kes tahavad ka meie kõrgharitud tööjõudu endale saada. See on reaalsus. Mis tähendab seda, et me oleme kogu aeg piiratud ressurssidega maailmas. Meil ei ole võimalik turul nii palju valida, me pidevalt peame konkureerima, et saada endale häid inimesi ja häid lahendusi. Eks. Mul on teine slaid veel. See slaid näitab numbrid 33%, näitab numbrid 800, 400 ja 300. Jätkuvalt tõstaksin käe ja küsiksin, et kas keegi teab, mis numbritega on nagu tegemist. Aga annan juba nagu vastusega ära, et tegelikult Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel tuleb mingisugusel tasemel IT-haridusega iga aasta lõpetanud umbes 800 ja 400 tuleb siis rakenduskõrgharidusest. Et umbes 1200 inimest on enam-vähem need, kes IT kokkupuutega mingisuguse hariduse diplomi nagu saavad iga aasta. See number 300 on seal see, mis sellel aastal küsiti juurde Eestis
haldusalade vahelised IT-majade poolt endale lisaressurssi. Eks? Et see on 300 inimest on vaja nagu põhimõtteliselt riiki juurde saada selleks, et adresseerida tänaseid vajadusi. Meie võimalus palgata ei ole isegi ligilähedanegi sellele numbrile. Ja see on meile hästi-hästi suur probleem, mis tähendab nagu seda, et avalikus sektoris me tegeleme alamehitatusega ja kindlasti tegeleb sellega ka, nagu eelmisest slaidist oli nagu näha, erasektor. Inimesi on tegelikult puudu, nõudlus on tegelikult palju-palju suurem. Ja selliste piirangutega maailmas täiesti nullist kõikide asjade ise tegemine on tegelikult maha visatud aeg, energia ja ressurss. Sellega me ei jõua nagu kaugele. Aga seda tuleb alati nagu arvestada, et te teate, et umbes nii palju inimesi ilmub nagu juurde, paljud nendest on juba tööl. Nendest, kes nad ei ole inimesed, kes lõpetavad ja nendel ei ole tööd. Need inimesed on juba tegelikult tööl. See osa nendest, kes tuleb tööturule esimest korda, on tegelikult märgatavalt väiksem, aga seda andmenumbrit mul faktina ette anda siin täna ei ole. Aga me võime eeldada, et see on märgatavalt väiksem, eks. Nii, siis jõudes siin nagu nende 2 slaidiga ja selle elukogemusega mingisuguste nagu järeldustena, siis ma ütleks nagu seda, et nagu Einstein kunagi ütles, et insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Me peame tegema midagi teistmoodi. Ja see on mitte ainult, et meie riigina, mitte ainult, et mina, mitte ainult, et teie seal, vaid tegelikult kogu kogukonna ja ühiskonnana. Me peame muutma seda, sest me teame seda, et meil on neid inimesi puudu ja meie võimalus seda adresseerida nii-öelda tagades, et meie järglased lähevad õppivad IT-d ja siis on nii-öelda kuskil 15-20 aasta pärast nii-öelda valmis tööturul nagu panustama, on liiga pikaajaline plaan. Mis tähendab seda, et me peame ikkagi keskenduma sellele, me suudaksime seda adresseerida varasemalt. Ja me peamegi selle osas tegema väga tarkasid muutuseid. Me ei saa teha absoluutselt kõike ise. Meil ei ole selleks aega ja energiat. Iga kord, kui me otsustame, et me ehitame servereid, andmekeskuseid ise, me teeme kompromissi selle vahel, et keskenduda selle peale, mis tegelikult on meie äri põhiline domeen. Ja siis ma hüppaksingi nüüd siis sellele teisele poolele sellest samast mündist, et ostan teistelt. Et mida see siis nagu tegelikult nagu siis tähendab, et kus kohas ma peaksin nagu selle vahelise otsuse nagu tegema. Siis ma alustaks nagu sellega, et me jõudsime selle järelduseni põhimõtteliselt tegelikult enne aastat 2019. Aga ma panin siin ühe kuupäeva, mis on siis 21. veebruar 2019, millal me esimest korda tutvustasime seda plaani meie IT-majade juhtidele. Mida me kutsusime siis nii-öelda plaan C ehk siis plaan cloud, et kuidas me tegelikult seda pilvetransformatsiooni digiriigis nagu tegema peaks. Ja see on siis, nüüd ongi, me räägime siin sellisest 2 aastat pluss tagasi perioodist, et sellest ajast meil on läinud hästi palju erinevaid tegevusi, mida me oleme teinud, mida ma ka teile nagu tutvustan, et kuhu me nagu välja jõudnud oleme. Aga põhimõtteliselt 2 aastat võttis aega. Me tajusime valu kohta juba enne seda, kui mina ka riiki olin sattunud, oli juba tajuda, et midagi on nagu valesti, riigipilv oli juba käivitunud, eks, et oli juba teada, et tegelikult riik peab adresseerima oma taristu suurt probleemi. Eks, aga see oli siis põhimõtteliselt riigipilve kogemuse peal 2019 aasta alguses me tajusime, et niimoodi nagu me liikunud olime, me ei saa edasi liikuda. Ja neid õppetundi on olnud meil korduvalt. Et niimoodi nagu me liigume, me ei saa edasi liikuda, sellepärast et nagu Einstein ütles, kui me teeme sama asja uuesti ja uuesti, siis tegelikult on tegu hullusega. Et seda nagu siis muuta, me viskasime ette IT-juhtidele tol ajal 3 sellist nagu slaidi. Vabandan, kes mobiiliseadmes seda nagu järgmist slaidi nagu vaatavad, et natukene on kirju, aga see on selline abstraktne vaade siis sellele, kuidas meie riigi taristu ja selle haldamine, ehitamine oli või on isegi tegelikult mingil tasemel nagu tänaseni üles ehitatud. Ja põhimõtteliselt on üleval siis meil ministeeriumide, ametid ja asutused. Ja siis on olemas neid toetavad IT-asutused, IT-majad, meie suured IT-majad, väiksed IT-majad. Kes siis vastutavad arenduste eest, kes vastutavad süsteemi administreerimise eest ja kes siis vastutavad omaenda taristu ja platvormi eest. Kogu see punane kast, mida seal võib-olla näha väikse nagu tekstiga, toob välja mõned keerukad kohad. Ta toob välja nagu seda, et taaskasutatavus on probleem. Väga raske on kasutada ühel haldusalal teise haldusala head lahendust. Kui sa seda teha ei saa, järelikult sa pead seda ise leiutama või kuidagi teistmoodi hakkama endale kohaldama. See ei ole mõistlik, see on jällegi aeg, raha ja energia,
mis läheb inseneridel sellele, mis räägib nendest tööriistadest, mitte sellest, mis on tegelikult need äridomeenid ja funktsioonid, mis vajaksid tähelepanu. Teenuste enda arendamine, mis vajaks tähelepanu. Kogu see aeg läheb mujale. Teine asi on see, et rataste leiutamine. Kui üks haldusala tegi endale väga ägeda pilveplatvormi ja teisel haldusalal seda ei ole, siis tal on raske seda kasutada, teise haldusala oma, ja tal on lisaks raske ka ise samale kvaliteeditasemele jõuda. Mõnel haldusalal on need inimesed olemas ja sul on kaks valikut. Sa kas palkad endale need samad inimesed, ostad üle need samad inimesed, mida me riigis tahame teha võimalikult minimaalselt, või siis sa pead täiesti hakkamagi ratast leiutama, otsima turult mingi kolmanda lahenduse, mis killustab digiriiki veel rohkem. Veel on hästi suur raskus, seal on ühtlustamatus. Väga raske on sul vahetada, nii-öelda kui ma olen varasemalt rääkinud Conway seadusest, hästi raske on riigil teha paindlikke otsuseid näiteks teenuse halduse ümbermängimiseks. Kui üks ministeerium otsustab, et aga tema enam seda teenust ei paku, et tegelikult oleks mõistlik, et teine ministeerium seda teenust pakuks. See on väga raske sellise mudeli puhul, sellepärast, et see eeldab mingisuguse tehnilise komponendi ümbertõstmist ühest IT-majast nagu teise. Ja tegelikult on tegu sama asjaga. Kõik need kollased infraplatvorme, mingisugused erisused on seal, mis tehnoloogiaid keegi kasutab, aga ärimõistes on tegu sama asjaga. Kui mina vaatan seda näiteks tooteomaniku või teenuseomaniku poolt, siis ma näen seda ju hästi konkreetselt. Mul on vaja lihtsalt serverit, kuhu ma panen oma asjad üles. Mul on äritarkus kirjutatud, valmis, programmeeritud, hangitud, tellitud. Ma tahan lihtsalt panna seda kuhugi üles. Eks? Ja see oli see valukoht, kus kohas me tegelikult alustasime kunagi ka siis, kui me riigipilve hakkasime nagu tegema. Riigipilvest rääkides, see muster, mida on üritatud ka nagu siis realiseerida, tegelikult ka ei ole töötanud. Aga te nagu näete, mingisugused muutused on toimunud. Ideaalpilt oli riigipilve ülemineku kontekstis nagu see, et liigutame riigi taristu lõpuks nii-öelda siis riigipilve ja põhimõtteliselt sealt tuleb nirvana. Et siis on see ideaalne lahendus meil nagu käes, et võtame need asjad ära, kolime need asjad ümber, kohaldame need asjad nagu riigipilvele kõlbulikuks ja liigutame kõik nagu siis ära. See on see, mis on aastaid nagu toimunud ja tegelikult ei ole väga hästi töötanud. Riigipilve on pandud erinevaid nagu teenuseid ja lahendusi ja väga hästi on pandud ja siin on musternäidiseid meil digiriigis, millest võiks eeskuju nagu võtta, kuidas tegelikult on riigipilve kasutusele võetud, aga enamus, mis tegelikult mängib rolli, ei ole riigipilve nagu jõudnud. Sellises mahus nagu tegelikult, mis oleks rohkemad kui piisk meres. Eks? Aga siin on ka raskused. Sellisel mustril me oleme näinud, riigipilve meeskond on näinud seda raskust, avaliku sektori insenerid on näinud seda raskust, et infrakolimine on väga suur peavalu, hästi keeruline. Teenuste kohandamine vastavalt siis riigipilve pakutud teenustele on kohe peavalu. Kõik ütlevad, ei, meil on pärandvara, see on liiga eriline, liiga teistsugune, ei kohaldu teise lahendusega ja platvormi muutus on ilmselgelt hästi suur samm, mida tuleb nagu ümber teha. Kui sa lähed päriselt Kubernetese peale lahendusega, mis ei ole kunagi selleks nagu mõeldud, siis arendaja ütleb selle, see maksab väga palju raha, aega, energiat, milleks meil ei ole nagu võimalust seda teha. Ja probleem on siin ka nagu selles, et siin selles mustris jäeti see vastutus ikkagi nagu erinevat IT-majadele, et nemad teeksid seda üleminekut. Ja see ilmselgelt ei ole ju hästi töötanud. Eks? Et see aeg ja energia, mille üle me võistleme, on samasugune piiratud ressurss nagu need slaidid, mida ma varem näitasin. Meie haldusaladele on vaja, eriti ka praeguses koroonaviiruse ajastul, tegeleda väga kriitiliste, ärikriitiliste probleemidega. Nendel ei ole aega ümber ehitada olemasolevaid erinevaid nagu teenuseid. Ei ole ei aega selleks, ei ole selleks raha, ei ole selleks inimressurssi. Ja et seda siis nagu adresseerida, me tajusime, me peame ümber mõtlema selle ja selle originaali plaan C kontsept ja see tõesti, see pilt on muutmatu sellest ajast, kui seda 2 aastat tagasi sai nagu IT-juhtidele näidatud. On siin nagu see, et me tekitaks kompetentsikeskuse. Me tekitaksime ühe keskuse, kelle vastutus on see riigi transformatsioon standardteenuste osas jõuda natukene kaasaega välja. Et eesmärk oleks nagu siis see, et meil eksisteerib kindel mingisugune platvorm ja meil eksisteerivad trobikondi erinevad legacy platvormid, mis on seal nagu hallina natuke raskesti kindlasti loetavalt nagu näha, aga põhimõtteliselt oleksid nad nagu seal. Ja meil oleks olemas seal riigipilv, meil oleks seal muud pilved ja see ongi kõik üks kompetentsikeskus, kes vastutab siis sellise nagu ülemineku eest. Nüüd, et kohe nagu enda suunas nagu siis vastukriitikat nagu teha, et ega see muster ka tegelikult väga hästi nagu ei tööta, eks. Me täpselt ei tea, mis ideaalne tulevik nagu oleks. Siin on ka 2 valukohta. IT-majadele on raskus nagu see, et nad peavad oma teenuseid kohandama ja nad peavad juurutama CI/CD ja DevOps kultuuri. See on väga
väga teistsugune lähenemine, kui paljud IT-majad on täna nagu harjunud seda nagu tegema. Meil on siin erinevad haldusalad rääkinud varasematel riigipilveüritustel nendest teenuste ümberehitamistest ja kuidas nagu tegelikult päris pilve kasutusele nagu võtta, aga jätkuvalt ma ütlen, et see kriitiline mass ei ole meil nagu saavutatud, et see oleks juurdunud absoluutselt kõikides haldusalades. Et seda siin nagu leevendada, meil oleks mõistlik teha vähem, aga rohkemat. Ehk siis koondada meie parimad ressursid, parimad lahendused nagu kokku ja siis hakata õpetama erinevaid haldusalasid nagu kalastama põhimõtteliselt läbi kompetentsikeskuse. Eks. Aga ilmselgelt on üks raskuskohti IT-majal ka siin, mida nüüd siin suitsunurkade hästi palju nagu räägitud, et kas see tähendab nagu seda, et inimesi koondatakse või vallandatakse, eks? Absoluutselt mitte. Meie plaan see ei ole, sest ma tuletan meelde mõned slaidid tagasi, ma just näitasin, milline puudus meil on. Meil on 300 inimest puudu avalikus sektoris. Meil ei ole võimalik kaotada häid inimesi riigist. Meil on neid inimesi vaja kasutada, lihtsalt meil on vaja neid inimesi kasutada targemalt ja paremalt. Umbes nagu mina selles Mailbo näites olin, eks tegelikult, kui minu aeg ja energia oleks läinud puhtalt ainult äri selle peale ja oleks olnud piisavalt nagu head strateegid ettevõttes, kes oleks öelnud, ei, ärme tegele selle mudruga, selle me ostame sisse ja tegeleme ainult selle meie äriteenuse kõige tähtsama rolliga, oleks olnud see projekt märgatavalt efektiivsem ja täpselt samamoodi on ka see riigis. Me peame selle sammu lihtsalt nagu ära tegema, et see nagu juhtuks. Ja meie see plaan oli siis teha nii-öelda kompetentsikeskus. Kompetentsikeskusega seotud on ka mõned raskused. Üks nendest on infra konsolideerimine. Olles rääkinud erinevate teiste riikidega, kes on teinud pilvetransformatsiooni, siis infra konsolideerimine võtab aastaid, väga palju tööd ja väga palju energiat läheb selleks. Teine asi on siis see sysadminide ühtlustamine, mis tähendab seda, et kui osad inimesed, kes nagu taristutega nagu tegelevad, on pilveteadlikud, osad teised ei ole, siis nad peavad ka nende ühtlustamine, nende koostöö peab nagu tekkima ühel hetkel. Ja platvormi konsolideerimine ka täpselt samasugune asi, et me ilmselgelt ei hakkaks riigis jooksutama mingit 50 erinevat nagu platvormi, vaid meil oleks mingid kindlad asjad, mida siis kompetentsikeskus soovitab. Kui sinu äriteenusel on vaja, siis tema ütleb sulle, et kasuta seda, kasuta teist, siin kasuta üldse avalikku pilve, ei ole mõtet üldse nagu tegeleda. Korraks adresseerides veel seda inimeste vähesuse probleemi, et IT-majade süsteemi administraatoritele pikas perspektiivis tähendaks see põhimõtteliselt kahte valikuteks, et tähendab seda, et kas ta tahab panustada riigi kompetentsikeskusesse, et arendada siis parim riigi taristuteenus ja platvormteenus välja, mida siis kõik saaksid kasutada, või siis ta liigub tegelikult teenuse meeskondadele lähemale. Et ei oleks sellist olukorda, kus IT-maja sees sa pead ootama, millal süsteemi administraator sulle nagu tähelepanu annab. Et tegelikult süsteemi administraator oma enda rollis oleks ops inimene, DevOps inimene, kes on tegelikult arendusmeeskonna juures, mitte eraldi ressurss, keda sa üritad maja siseselt pukkida või tema nagu tähelepanu saada. Et igal juhul inimesi on meil vaja ja meil on vaja inimesi juurde. Ja me loodame, et selle suure plaaniga me suudame ka tegelikult inspireerida rohkem inimesi tulema riiki. Just selle sama kontekstiga, et me üritame ehitada kompetentsikeskust kujul, mis saab olema digiriigi alusvundament tulevikuteenustele kui tänastele teenustele 10 aastaid. Ja see oli siis see plaan C, mida me esitasime erinevatele IT-majade juhtidele siis üle 2 aasta tagasi. Ja see toimus siis nagu ma ütlesin, 21. veebruar 2019. Mõned asjad on liikunud peale seda. Esimene asi on see, et me tutvustasime seda plaani siis juunikuus samal aastal arhitektuurinõukogus, kus ka paljud teie osalesite. Rääkisime ka mõnest sellest samast slaidist ja sellest visioonist, mille suunal me teeme nagu tööd, et valideerida, kas ja kuidas oleks seda digiriigis nagu vaja. Ja see oli väga-väga tore, sellepärast, et me paljud insenerid just rääkisidki sellest samast asjast, et meil tegelikult tõesti oleks sellist asja vaja, me saaksime kasutada päris pilvelahendusi. Meie haldusalades ei taheta nagu seda teha või meil on liiga palju legacy't ja pärandvara, et selle pilvetransformatsiooni nagu ei toimu. Et sealt me saime ka hästi palju sellist lisaindu nagu juurde, et tegelikult ka, et see ei ole ainult nii-öelda meie siin MKM-i poolne vaade, et me IT-juhtidelt saime selle tagasiside ja saime ka inseneridelt selle tagasiside. Siis juulikuus, 17. juuli 2019 algas meil esialgse analüüsi kick-off. Et kui keegi teab, siis Merle Küngas vedas seda esialgset analüüsi. See kuupäev, mul oli eile huvitav otsida neid kuupäevasid nagu üles, et see oli kuupäev, kui me kohtusime Vabaduse kohvikus Merlega ja rääkisime esialgu nagu sellest, mida me nüüd teha tahame ja kuidas see võiks nagu minna. Et see oli tore periood, kui sai kohvikus istuda. See oli muidugi suvine periood, oleks ka terrassil tõenäoliselt saanud, aga ilm oli selline keskpärane. Aga jah, et see oli 17. juuli, siis millal me alustasime selle esialgse analüüsiga.
kindel plaan oli oktoobrikuus siis kaasata ka arhitektuurinõukogu uuesti. Et kui keegi mäletab, siis me küsisime inseneridelt nii pilvetaristu kui ka siis töökoha teenuse raames, et mis see, nagu see sisend oleks, mida on vaja arvestada sellega seoses, toetamaks seda sama analüüsi. Et meil eksisteerisid eraldi nagu töögrupid, mis siis kogusid sisendit, tegid ülevaateid selle kohta, seadsid nõudeid ja ootuseid selle sama esialgse analüüsi jaoks. Siis juunikuu järgmisel aastal sai esialgne analüüs nagu läbi, selle kuupäev ei ole konkreetselt paigas, et see oli nüüd täpselt see kuupäev, aga jätkuvalt see oli see kuupäev, kus maalt ma vähemalt ei näinud, et see analüüs ise nagu väga enam muutus. Eks? Ja selle analüüsi eesmärk oli siis jõuda tegelikult valitsusse. Me otsisime valitsusele kohta, nagu näha juba tegelikult 2020 suvel. Algne plaan oli see, et ta jõuab sinna kuhugi augustis. Nagu kõik teavad, ei jõudnud augustis. Igasugused asjad on vahepeal toimunud Eesti riigis, et põhimõtteliselt jõudis alles sellel aastal. Ja sellel aastal oli see siis 26. märts oli valitsuse esialgne heakskiit sellele plaanile. Ja selle plaani, põhimõtteliselt esitati valitsusele seda plaani, mida me nagu teha tahame. Me tahame teha kompetentsikeskust standardteenuste konsolideerimiseks, eks. Tutvustasime esialgsed nagu skoobid ja vajadused nagu ära ja valitsus andis siis eesmärgi meil teha kokku nagu tegevusplaan, et mida me siis päriselt nagu teeme. Kuidas me seda nagu päriselt nagu teeme. Ja selle me käivitasime nüüd ka kõigest paar päeva nagu tagasi, et MKM-i poolt hakkab seda vedama Ergo Tars, kes liitus MKM-iga, kes oli vahepeal Välisministeeriumis, kes on töötanud nii Eesti Energias kui ka Telias. Ja oleme saanud väga inimese, kes on puutunud ka tehniliselt kokku nende lahendustega, nende inimestega, kes selliseid lahendusi nagu ehitavad ja kes siis hakkab meil siin meie meeskonnaga koostöös ehitama siis seda tegelikku tegevusplaani. Ja selle eesmärk on siis põhimõtteliselt oktoobriks saada siis tegevusplaan valitsusele. Et see on suhteliselt jällegi agressiivne plaan, eks kindlasti kaasame erinevaid osapooli nii riigipilve poole pealt kui ka teiste osapoolte pealt, et see tegevusplaan omaks piisavalt lihaluudel ja oleks piisavalt nagu konkreetne ja selge selleks, et valitsus saaks siis teha nagu päris otsuseid. Et see on meie see ajalugu sellel kogu plaan C on olnud ja miks me oleme ehitamas seda niimoodi, nagu me oleme seda ehitamas ja mis on need muutused, mida me tahame siis selle tulemuse nagu ellu viia. Ma tahaksin adresseerida siin nagu kõrvalt, et kindlasti mõned on meedias nagu märganud nagu seda, et Eesti riik teeb siin nagu tööd aeg-ajalt Microsofti või Amazoniga. Et meilt on kohe nagu küsitud, et oodake, et kas see tähendab seda, et riigipilve plaan on nagu see, et me paneme kogu riigipilve nii-öelda nagu siis hoopis Amazoni või Microsofti, et või kas Microsoft või Amazon teevad mingi meeletu riigi andmekeskuse siia nagu riiki. Et meie kommunikatsioon Amazoni ja Microsoftiga on NDA-de taga kinni, aga see ei ole see plaan, mille nimel me nagu teeme tööd. Meie eesmärk ei ole ehitada Eestisse Amazoni või Microsofti mingi meeletut nagu andmekeskust. Et see on absoluutselt nagu välistatud. Mille raames me teeme tööd, on uurida, et kuidas tagada kontrolli andmekaitse osas andmetele, mis on avalikes pilvedes. Ja ettevõtted nagu Microsoft ja Amazon on sellega kõige rohkem ja kõige lähedasemalt kokku puutunud ja nad on selle innovatsiooni teral, eks selle cutting edge'il nagu. Et kõik, mis on tõenäoliselt võimalik meil 5-10 aasta pärast, on nendel juba arenduses või töös. Eks? Ja need on need teemad, mida me nendega nagu arutame, et millisel tasemel on meil võimalik andmeid kontrollida andmekeskuses, mis ei ole meie otsese kontrolli all. Kas meil on võimalik neid andmeid seal üldse kasutada, käsitleda ja millistel tingimustel see siis nii oleks. Sest üks meie eesmärki on kindlasti ka see, et kogu kompetentsikeskus ei hakka ainult vastutama selle eest, mis taristu on riigi enda omandis, riigi enda andmekeskused ja nii edasi. Vaid tegelikult ka nemad on see kompetentsikeskus, kes ütleb sulle siis seda, et kas kasutada Amazoni näiteks või kasutada Microsofti või kasutada Teliat või Zone'i. Eks nemad oskavad sulle öelda, et nendele tingimustele vastavalt peaksid seda tegema nii. Ja nemad on see kompetentsikeskus, kes oskab sulle ka vajadusel õpetada sind kalastama. Eks. Sarnaselt nagu Google tegi kunagi SRE, ehk siis Site Reliability Engineering meeskonnaga, siis nemad õpetasid hästi palju kalastama. Et nad läksid meeskonna juurde, aitasid, viisid nad pardale ja siis see meeskond oskas teha pilve paremini. Meie üritame ka õpetada siin kalastama nendes riigipilve koolitusüritustel, aga see on selline minimaalne vorm sellest, et see ei ole nagu piisavalt sellise taseme coaching, nagu on vaja selleks läbimurdeks, mida me arvame, et kompetentsikeskus oleks võimeline nagu tegema. Aga jah, et koostöö Amazoni ja Microsoftiga on olnud väga-väga nagu tugev just selles valguses, kuidas tagada andmekaitset, eks, kui me tahame kasutada ka näiteks Microsoft Teamsi, eks.
et just sellise taseme diskussioonid on meil see põhi nagu fookus, et me ei plaani ehitada mingisugust suurt Microsofti ja Amazoni mingisugust andmekeskust Eestisse. See muidugi ei pruugi tähendada seda, et nendel endal ei või kunagi olla strateegiline plaan selleks. Aga tahan kindlasti rõhutada üle seda, et riigipilv jääb ja kindlasti areneb edasi. Et me oleme MKM-i poole pealt igas mõttes seda usku, et riigil peab olema erapilv, mille komponente tarnitakse erasektori poolt. Eks lihtsalt nagu need õppetunnid, mida me oleme saanud sellest protsessist nagu tänaseni, kui ka siis sellest hetkest, kui me seda plaan C tutvustasime, kui ka siis tänase päevani ja selle kompetentsikeskuse ehitamise nagu plaanini, on need kohad, mis meie jaoks on need, mis kindlasti peavad nagu jääma. Et me ei plaani kindlasti nagu seda elimineerida valemist, et see ei ole kindlasti must ja valge, see kindlasti on seal, meil peab eksisteerima selline taristu nagu riigipilv, mille komponente me saame kvaliteetselt ja kaasaegselt siis tarnida erasektorilt. Ja et seda pilti natuke nagu siis selgitada, et kuna me lubasime siin ka enda selles ettekandes, et me käsitleks korraks ka nagu seda, et kus kohas siis see anarhia on ja kus kohas on see diktatuur, eks siis nii-öelda, siis ma ei ütleks, et on kumbagi, sest tegelikult meie riigis on hästi tähtis nagu koostöö. Aga nagu ka Allan varasemalt mainis, siis meie roll MKM-ina on vaadata riigi ülest pilti, haldusalade vahelist koostööd ja siis see on enam-vähem abstraktselt illustreeritud siia pildile. Jällegi vabandan, kes vaatab seda mobiilist, et pilt on natukene kribu tõenäoliselt teile, aga kindlasti neid slaide saadetakse nagu siis eraldi. Aga mida see peamiselt tähistab, on siin see, et asjad, mis on riigiülesed ja asjad, mis on siis haldusalad ja IT-majad. Ja siis see, mille suunas see nagu siis natukene liigub. Põhimõtteliselt riigiülese poole peal on siis digiriigi arengu osakond, mis siis nüüd, ma nüüd ei oska öelda, kas tänase kuupäevaga vist peaks juba eksisteerima, ehk siis endine RISO, et nüüd oleme siis digiriigi arengu osakond, põhimõtteliselt vastutab siis arengukava eest, koosvõime raamistiku eest ja me juhime kogu selle inseneride kogukonna poolt, ehk siis arhitektuuri nõukogu, arhitektuuri paneeli ja ka siis sellel aastal käivitunud peaarhitektide töögruppi, kelle vastutusalas on digiriigi ristfunktsionaalsed nõuded ka. Ja kõik need komponendid on need asjad, mis on MKM-i poolne nagu ootus, mida järgitakse siis erinevate haldusalade IT-majade poolt erinevate teenuste ehitamisel ja arendamisel. Eks? Et nagu ikka me oleme rääkinud, et koosvõime raamistikku peab jälgima, ristfunktsionaalseid nõudeid peaks nagu jälgima, et see on see, mida me nagu ütleme põhimõtetena, et kasutage nagu neid põhimõtteid ja tehke nagu nendele vastavalt. Teine asi, mida me keskelt nagu teeme, on platvormid. Ma ei pannud siia kõiki RIA erinevaid platvorme, aga panin siia nagu peamised need, mida me kõik nagu teame, aga puhtalt illustreerimiseks. Et EID ja XD on ju RIA vastutusalas, nemad tagavad, et need platvormid on olemas haldusaladele nende teenuste ehitamiseks. Lisaks kogukonna taaskasutuse töövahendid nagu koodivaramu ja jupivaramu. Jupivaramu on selline komponent, mida me sel aastal ka tekitame koodivaramule nagu juurde, et jagada binaartarkust näiteks erinevaid mudeleid. Ja riha muidugi, et teenused oleksid defineeritud siis kuhugi kindlatesse kohtadesse ühte kataloogi tegelikult siin riigis. Ja siis seal kolmandana on siis juures see keskne taristu teenusepakkuja, mis on pandud jutumärkidesse, sest selle nimi on veel täiesti nagu lahtine, mis iganes tulevikus olema saab, kes siis oleks vastutav riigi jagatud andmekeskuste ja taristu eest, seal hulgas seal sees ka riigipilv, mis siis tegelikult ju toimub riigi kontrollitaval taristul. Ja lisaks on seal ka erasektori pilved, et see kompetentsikeskus on siis see, kes ütleb sulle, et kuule, tead, seda sa võiksid teha erasektoriga, kui on vaja auditeid, on vaja mingit turvatestimist, siis nemad on need, kes vastutavad, et see kvaliteet oleks piisavalt õigel tasemel ja et nõudeid järgitakse. Ja nagu näha, need keskmised kollased nooled ütlevadki siis, et vastavusplatvormide kasutamine ja standardteenuste kasutamise ise ehitamise asemel on need ootused, mis on, siis lähevad IT-majadele ja haldusaladele. IT-majad ja haldusalad jäävad jätkuvalt vastutama nende asjade eest, mis on tegelikult nende domeenitarkus ja nende äriteenused. Nad tegelevad selle arendusega, haldusega, hangetega, nõuetega, sest nende majadel on ka oma enda nõuded. Ma panin nõuete juurde tärni, sellepärast, et otseselt võib ju teha arendusi ka niimoodi, et sa käsitled ainult ristfunktsionaalseid nõudeid, mis on riigiülesed, aga sul võivad olla ka maja enda omad. Panin sinna kasutaja toe roosakasse kasti. Me ei oska nagu öelda, mis see pikem tulevik on. Meil on erasektori poolt tõstatatud sellised hüpoteese, et kas riigis peaks olema ka kasutaja tugi üle teenuste kuidagi paremini konsolideeritud, et oleks ühtlasem. Täna ei tea seda ja täna ei ole ka see õige platvorm selle diskussiooni nagu tegemiseks, aga neid küsimusi on meilt nagu küsitud. Ja siis muidugi see, mida me käsitleme siis riigipilvena, ehk siis see tuleviku riigipilvena, et erandtaristud, et kindlasti igasugused pärandvarad, väga
peaksid liikuma tulevikus siis nii-öelda selle sama keskse taristu teenuse pakkuja juurde, kui ka siis tärniga on pandud sinna riigisaladus ja muu sarnane. Et me ei oska nagu täpselt öelda, millises faasis või kuidas see üleminek peaks kunagi toimuma, aga ilmselgelt ei ole see selles kõige esialgsemas skoobis, et selline asi nagu ära juhtuks, sest seal on rohkem nagu õiguslikust nagu probleemi. Aga kõik teenused, mis ei ole nii-öelda siis kumbki nagu nendest, peaksid liikuma tegelikult sinna konsolideeritud asutusse ja pärandvara kindlasti ka mingisuguses ajatempos. Millistest sammudest me räägime, see selgub siis põhimõtteliselt tõenäoliselt oktoobriks. Ja minu see üks lemmik asi, mida ma alati olen nagu öelnud, on see, et ehitaja arenda siis seda, mida ise tead paremini. See oli see minu valus õppetund, kui ma kunagi selle meilpauga nagu tegelesin. Ma ei näinud seda ette ja minul ei olnud kogenud arhitekti, kes mulle ütleks nii, et kuule tead, sa kulutad oma aega ja energiat asjale, mis on juba lahendatud mujal. Tee parem seda, mida tegelikult sina tead paremini või sul on hüpotees, et sina tead nagu paremini. Ja kõik muu tegelikult tuleks osta teenusena sisse. Et see arvamine, et kuna sa kasutad teenuseid ja võtad mujalt, et see nagu ühtäkki teeb äkki sind nagu rumalamaks või siis sa siis ei tea, mis selle nagu põhi on või sul on nagu kontrolli puudus nagu väiksem, et see on tegelikult lühinägelik. Et tegelikult, kui sa kulutad oma aja ja energia sellele, mis on sinu ärifookus, sinu põhiline väärtus, siis sellest võidab tegelikult mitte ainult erasektoris ettevõte, vaid riik ka märgatavalt rohkem. Ja see on hästi-hästi tähtsad asjad, et see on selline põhimõte, mida tasuks alati küsida ka tootejuhilt, kes tuleb teie juurde ja ütleb, et kuule, teeks nüüd selle. Kas see tegelikult teate seda ise kõige paremini? Äkki on kellelgi teisel olemas midagi? Äkki on mõnel teisel haldusalal see asi juba lahendatud? Küsige neid küsimused enne, sest see võib säästa päris palju maksumaksja raha lõpuks. Ja lõpuks me tahame ju vältida siis nagu ikkagi seda, et ei oleks lahendusi, kuhu pakitakse absoluutselt kõik asjad külge, mis on täiesti nagu eri nägu iga ühe vajadustele nagu vastavalt. Et ka kindlasti konsolideeritud asutuse mõttes saab olema tegu standardteenusega, mille vastu peab siis mingeid asju nagu kohaldama. Ta ei paku absoluutselt kõike tervele maailmale, eks? Sest see on nagu lühinägelik. Et lõppkokkuvõttes me tahame ikkagi jõuda sellise hyperloop rongini, eks? Et ta on väga selge, efektiivne, just selleks eesmärgiks tehtud asi, mida siis see kompetentsikeskus peaks meie digiriigis teadma kõige paremini. Ja viimaseks asjaks ma jätan siia H.S. Elioti sellised nagu sõnad, et millele me peaksime nagu tähelepanu hoidma. Üks on siis nagu see, et this is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. Ja mida see nagu põhimõtteliselt tähendab? See tähendab nagu seda, et halvad asjad ei juhtu pauguga. Kui me räägime, et digiriigis läheb mingisugune server põlema, eks, siis see on jah, ajutine nagu pauk. Aga tegelikult tagajärjed, mis meil juhtuvad riigis, muutused, mis meil juhtuvad nagu riigis, on hästi-hästi aeglased. Me peame hoidma neid fookuses iga päev selleks, et ühel hetkel me järkaks hommikul üles ja ei tajuks, et neetud 10 aastat tagasi oleks pidanud tegema hoopis teistsuguseid otsuseid ja kulutama oma energiat hoopis teistmoodi. Et me seda väldiks digiriigis, me peame iga päev hoidma seda eesmärki meil teadlikuna ees. Me tegelikult kulutaks enda aja energia meie haldusala domeeni teenuste peale, mitte selle peale, mida niikuinii iga teine haldusala ka teeb, mida teevad kõik erasektori ettevõtted, ehitades taristut, konfigureerides servereid. Et see on see kõige asja nagu iva. Et seda alati nagu meeles hoida, et see lõpp, et see, kui asjad on metsas, ei tule pauguga. Ta tuleb igal juhul ühel hetkel sellise realisatsioonina, et tegelikult oleks võinud teistmoodi teha ja nüüd on hilja. Täna ei ole hilja, kindlasti kaasuge nendesse aruteludesse, mis meil nagu on, riigipilv kindlasti jääb, riigipilv areneb edasi ja liigume siis edasi kõik üheskoos. Ma loodan, et ma püsisin ajas, me oleme ka mõned minutid aega veel küsimusteks, nii et aitäh teile. Ja, tere, hüppan ka siit kaadri kõrvalt teile nähtavaks. Ma ei tea, kas on hea või halb uudis, ühtegi küsimust hetkel veel ei ole laekunud. See lükkab ümber minu hüpoteesi, et kui olles ise osalenud hästi palju eriti koosolekutel, siis ma olen nagu tajunud seda, et eestlased suurel koolitusel väga ei küsi midagi või koosolekutel, aga virtuaalsetel hakkab chatis väga palju küsimusi alati tekkima. Siis ma arvasin, et ka täna tuleb palju küsimusi, aga kahjuks neid veel ei ole. Meil on veel natuke aega, et kui keegi julge on seal arvuti taga ja tundub, et mingi teema ei segaseks või tahaks küsida, siis praegu on see võimalus veel.
aga senikaua, kui te veel mõtlete, siis võib-olla küsin Kristo käest ise natuke intrigeerivat, et mainisid ise ka seda diktatuur, et MKM on senini lähtunud pigem poliitikaga, et me anname ette suuniseid, aga nad ei ole võib-olla niimoodi kivisse raiutud või et ainult nii saab ja muud moodi ei saa. Et kuidas sa ise arvad, et kui see oleks sinu otsustada, kus sa selle piiri tõmbaksid, et kas kõik, mida MKM ütleb, on puhas tõde ja kõik peavad seda jälgima või siis vastupidi, et kõik, mida MKM ütleb, on soovitatav ja igaüks teeb ikkagi endiselt nii, nagu ise tahab ja siis on meil siis teistsugune maailm? See on hea küsimus, mida on arutatud ju erinevates suitsunurkades, nii mitte ainult MKM-i poole pealt kui ka siis inseneride poole pealt. Et mida ma ütleks selle kohta on nagu see, et ühest küljest oleme demokraatlik riik, me peame kaasama ja kaasuma ja arutama üheskoos, et mis see meie see tulevik nagu on, et me tihti MKM-i poole pealt me peame tegema ka sellist evangelismi tööd, et veenme ära, et kuulge, see suund on ju nagu õige. Ma loodan, et ka täna paljud võib-olla avastasid enda jaoks mingisuguseid mõtteid, mille nad varem mõelnud nagu ei olnud. Ma kindlasti ei usu nagu seda, et see diktatuur oleks kõige efektiivsem meetod selle olukorra lahendamiseks. Ma pigem tahan, et inimesed kaasuvad ja tegelikult teeksid nagu koostööd siis ühise eesmärgi nimel, sest et siis tegelikult juhtuvad asjad paremini, et kui me suudame piisavalt hästi nagu tõlgendada, miks me seda nagu teeme, siis kaasumine on palju lihtsam, siis need osapooled ei tee ju, või teie antud juhul näiteks ei tee siis asju vastumeelselt. Et öeldi, et nii saab ja teistmoodi nagu üldse ei saa. Et pigem nagu me tahaks MKM-i poole pealt anda nagu võimaluse ja platvormi just selliseks aruteludeks, et tulge kaasa, me oleme täpselt samamoodi selle plaani ehitamisega seda teinud, arhitektuuri nõukogus on ju arutatud, töögrupid on andnud nagu tagasisidet ja sisendit ja me selles raames kavatseme ka jätkata. Et me kindlasti ei saa nagu öelda niimoodi, et jah, ainult nii saab ja teistmoodi nagu ei saa, et see eeldab ikkagi nagu kõrgemaid strateegilisi otsuseid ja seetõttu me oleme kaasanud nagu ka valitsuse, et need kõige suuremad otsused tuleksid ikkagi lõpuks nagu sealt. Aga see, kuidas see nagu juhtub, on paindlik. Kindlasti selle osas me kuulame kõikide ekspertide tagasisidet, mitte ainult avalikust sektorist, vaid ka erasektorist. Et kindlasti ma arvan, et selline tugevam käsi on väga vajalik, et asjad juhtuksid nagu kiiremini, aga me pigem üritaks ka kaasata kõiki osapooli enne, kui me rusikad peaksime lauale lööma. Nii, ja ma siis virtuaalse aplausiga kiidan esimest küsijat ka, et meil laekus ka küsimus, et küsimus oli see, et üks asi on konsolideerida infrat, aga kuidas on lood nagu inimestega, et ilmselt see vist nii lihtne ei ole, et see ei ole kindlasti nagu lihtne, ma natukene adresseerisin seda oma ettekandes, aga võib-olla siis konkreetsemalt välja nagu öeldes, et nagu ma ütlesin, inimesi on puudu, mis tähendab seda, et ma loodan, et need plaanid, mida me riigina ehitame, on ka inspireerivad inimestele, kes töötavad just erinevate süsteemide haldajatena, süsteemide andmekeskuste ehitajatena, platvormide ehitajatena, et nad tahaks ikka jätkata riigis nagu tööd, selles mõttes, et meil on neid inimesi nagu puudu. Mitte kedagi me minema saata nagu ei taha, seda kindlasti ei ole juhtumas, meil on pigem vaja teid hoida pigem küünega kinni, just sellepärast, et muidu kõik need teised erasektori ettevõtted ju röövivad teid endale. Et selles mõttes kindlasti nagu seal muret ei ole, aga põhimõtteliselt eksisteeriks inseneridele, kes sellises valdkonnas nagu tegelevad, kaks võimalust. Üks ongi see, et kas liikuda siis päriselt haldusala domeeniteenustele lähemale, ehk siis toetada oma enda haldusalade arendusmeeskondi, et oleks rohkem DevOps kultuuri, rohkem automatiseeritust, eks nende pilveteenuste pakkumisel või kasutamisel tähendab, eks, et asjad juhtuksid automaatselt rohkem või siis nad liiguksid kompetentsikeskusesse, kus meil on vaja kindlasti hästi palju energiat ja ressursse, et toimuks taristupoolne päris teenusele üleminekeks. Et igal juhul tööd tekib juurde, tõenäoliselt pikaajaliselt tekib nagu tööd juurde ja huvitavat tööd tekib nagu juurde, aga lõpptulemus oleks nagu see, et need inimesed, kes neid süsteeme ehitavad, et nende inimeste väärtusest, mida nad ehitavad, kui nad panevad üles riigi parima Kubernetes näiteks, et sellest saaksid kasu kõik osapooled, mitte ainult üks haldusala. Ja see on see tulemus, kuhu me tahame nagu jõuda. Et me tahame tegelikult see, et riigi parimad asjad oleksid kasutatavad ka teistele haldusaladele, kui tegu on standardteenustega. Et teine haldusala ei peaks seda ise hakkama ehitama nullist, maksma rohkem selle eest või üle palkama inimesi. Et me tahaksime tegelikult seda, et me ei dubleeriks teenuseid, standardteenuseid riigis ja kasutaks neid asju, mis on kõige paremad riigis võimalikult laialt. Super.
aitäh sulle, Kristo! Aitäh teile!